Mina olen Adam, ma olen Siretalu perepoeg. Koeri me hakkasime kasutama ma arvan umbes 16-17 aastat tagasi. Et siis minu isa Tiit Kaivo vahetas Rägavere mõisas ühe jäära vastu ja sai sealt lambakoera selle jäära vastu. Ja ütleme, et ilma selleta väga lambaajamist mina küll enam ette ei kujuta ega ei viitsiks ka eriti. Et koer on ikkagi põhimõtteliselt lammaste kokkuajamisel suhteliselt asendamatu tööriist. Et on asendatav sellega, et kamp inimesi jookseb keeled vestil, aga kui koer on olemas, siis pole selleks mingit põhjust. Mina olen Liilia Tali Rõõmu talust Valgamaalt. Algul me jooksime ise oma karja järgi ja kutsusime kogu küla kokku ja sagimist ja sebimist ja lärmi ja kisa oli rohkem kui kasu sellest. Ja kui kari kasvas, me alustasime kunagi 60 lambaga, nüüd me oleme jõudnud 400 põhikarja uteni. Karja kasvades siis saime aru, et me ise joosta ei jõua. Ja jällegi, kuna meie pidamisviis eeldab loomade liigutamist ühelt karjamaalt teisele, et karjamaade roteerumine on oluline, et ilma väga palju parasiidivastaseid vahendeid kasutamata saab korraliku karjamaa vahetamisega mahelooma väga hästi pidada. Et uuesti liigutada edasi puhtale karjamaale, jätta vana karjamaa kosuma, et parasiidivastased saaks hävida. Ja kõige selle juures on vaja hästi töötavat karjakoera, kes siis aitab seda karja liigutada ühest koplist teise, vajadusel treileri peale ajada, aedadesse kokku ajada, et see on jällegi pidamisviisi küsimus. Ajaja koertena kasutame border collisid. Esimesed karjaajaja koerad tulid meie majja Sirelitalust. Kõige vanem koer on pensionil. Ta ei kuule enam hästi, aga kipub ikka autosse ja kaasa, et saaks lambaid ajada ja põhiasjad on tal meeles, koplite asetus on tal meeles ja ta vapralt kõnnib nii kaua, kui ära väsib ja proovib ikka tulla appi karja ajama, aga järjest on vaja peale võtta uusi noori kiireid koeri, sest et karja ajaja koera õpetamine selliseks hästi töötavaks valmis koeraks võtab, 2 aastat aega. Nende õppetöö ei alga 4-kuuselt nagu tavalisel kutsikal, vaid siis algul saab ta selgeks ainult põhioskused, et ta inimesega koostööd teeb, lihtsad käsklused, et temaga oleks võimalik toimetada, aga selline karja ajamise töö algab kuskil 8-9-10 kuuselt, aastaselt, kui ta suudab domineerida lammaste üle, ennast kehtestada, et liiga vara ei maksa hakata pingutama. Need koerad on geeniused, aga neil tuleb lasta valmida. Kui hakata koera valima, siis tuleb meeles pidada seda, et kui ise ei ole valmis kutsikat õpetama, siis tuleb valida juba valmis töökoer, kelle puhul siis nagu hea tööriista puhul ikka, vabandan, et ma elusa asja kohta ütlen tööriist, aga et kui te saate väga hea tööriista, siis teid õpetatakse seda ka kasutama. Et igal koeral on endal väga tugev karjatamisinstинkt karjakoeral ja uuele omanikule siis õpetatakse, mis käsklustega seda instinkti juhtida. Et see on kõige kindlam viis saada hästi töötav koer, aga siis peab arvestama ka veidi kõrgema hinnaga või päris palju kõrgema hinnaga. Teine variant on kasvatada kutsikas ise. Selleks on Eestis juba väga häid õppekeskusi, kus on olemas lambagrupid, spetsiaalsed aiad ja kus teile siis antakse algõppe, kuidas ajaja koeraga toime tulla, kuidas teda juhtida. Meie eelistame border collisid ja kasvatame oma kutsikad ise. Oleme käinud siis kuulamas väga häid treenereid, kui endal mõistus otsa saab ja küsimused tekivad, siis käime seminaridel, teeme läbi mõne treeningtunni, loeme kirjandust juurde ja peab olema väga palju kannatust ja mõistmist, et koer on vahel targem kui meie. On erinevaid ajaja koeri, on intensiivsemaid ajajaid, on neid, kes tahavad ajada koos inimesega karja eest. Näiteks üks huvitav tõuk, keda Eestis vist veel on vähe, on Huntaway, kellele meeldib rohkem ajada, nagu nimi ütleb ka, et inimesega koos käia karja järel, mitte tuua teda inimese suunas. Seda kasutavad pügajad tihti. Siis on karjatamisinstинkt säilinud korgidel, kes ei ole mitte ainult kuninganna lemmikkoerad, vaid kes on ka tegelikult kunagi olnud väga hea instinktiga ajaja koerad. On olemas väga intensiivsed Austraalia karjakoerad, Austraalia lambakoerad
kelpisid on ka järjest rohkem juba Eestis ja šeltidel on veel säilinud instinkti, et väga hoolega tulebki valida, et tegu oleks tööliini koeraga, mitte näiteks lihtsalt näituse koeraga, kes võib-olla kardab lambaid. Et te peate mõtlema, mis on teie eesmärk, missugused on teie töötingimused ja mis koeratõug teile siis sobib, et tasub kaaluda erinevaid tõuge. Meie valisime Border Collie, sest Border Collie on sellise koostööpartnerina või kolleegina kõige intelligentsem valik, et me oleme aru saanud, et Border Collist on vahel rohkem kasu kui 10 jooksvast ja kisavast inimesest. Ta tõesti juhib intelligentsuse edetabelit maailmas, aga peab olema ka valmis selleks, et ta nõuab väga palju tööd, ka mõttetööd. Ta peab saama liikuda, ta peab saama koos inimesega käia ka siis, kui otseselt tööhetke ei ole. Ja kuna me kõike seda suudame võimaldada Border Collile, siis praegu see on meie esmane valik. Tema töö iseloom sobib meile, ehk siis ta oskab korjata kokku, öeldaksegi gathering dog või koguja koer. Ta oskab korjata suurelt maa-alalt, ka liigendatud maa-alalt nagu meil, karja kokku. Turvalises olukorras kari on väga laiali, ta on väikeste puntidena kuskil mäe taga või metsatukas ja meil on selleks vastavad käsklused, otsi ja too ja muud sellised käsklused, mida me kombineerime ja just Border Collie on võimeline siis sellist mõistatust lahendama. Ja Border Colliedega on ka selline tore asi, et nad ei ole siis peremehe puhul, et neil ei ole nagu ühte peremeest. Ehk siis, et kui mina võtan koera kodust kaasa, mis on isa välja dresseeritud, siis mina saan temaga täpselt samamoodi hakkama. Või kui hea instinktiga ja hea päritolu ja hea siis dressuuriga koerad, mis on treenitud siis ajama, et neid siis maksavad päris palju ka, aga trikk ongi selles, et sa saad osta selle koera ja kui sa tead, mis käsklused on, siis ta töötab sinuga põhimõtteliselt ilma probleemideta. Ainuke asi on siis, et kui on välismaa koer võõrkeeles treenitud, siis pead võib-olla võõrkeelseid termineid kasutama, aga selle jaoks ka kasutatakse vilekäsklusi, on selline spetsiaalne vile. See on mitte ainult selle keele jaoks, aga ka osaliselt distantsi jaoks, et see vile, siis kui on väga suured karjamaad, vile kostub palju kaugemale. Meil on need viled olemas, aga meil seda vaja siiamaani pole läinud. Koera juhtimine üldiselt on kaunis lihtne, et kõige tavalisemalt 4 käsklust on siis, kõige olulisem käsklus on lama, ehk siis see peab olema, koeral seda õpetatakse tavaliselt kõige ennem, see peab olema selge, ehk siis see on selle jaoks, et kui midagi hakkab valesti minema, siis sa saad alati tõmmata nii-öelda pidurit ja koer lamab ja see on rahulik, siis see on nagu selline tagavarakäsklus ja seda on muidu ka vaja. Ja siis on parem ja vasak. Parem on siis, et mine paremalt poolt karja. Vasak on, et siis mine vasakult poolt karja ja siis on mine eesti keeles siis, mis on siis, et ta läheb otse karjale peale. Ja siis karja juhtimine justkui, et kui käsklustega juhtida, siis käibki niimoodi, et sa juhid koera kas siis paremale või vasakule poolest ja läheb kas päripäeva või vastupäeva ümber karja ja siis mine siis lükkad selles suunas, kus koer siis parasjagu neid ajab. Ja siis lama, siis ta jääb seisma. Kui on väga hea koer, jookseb mööda aia servasi ja korjab justkui need lambad kõik kokku ja siis toob siis peremehe juurde või siis kui on ajamine sobiva koha pealt, siis ajab õigesse kohta. Et see tegelikult see Border Collie, ta on selline poolenisti ikkagi ise mõtlev, et talle ei pea kõiki asju ükshaaval ette ütlema, et väga täpseid juhiseid andma. Et kui on hea koer, siis tal on instinkt nii hea, et ta teeb seda tööd õigesti. Et kui on mingisugune mittestandardne olukord, et siis võib-olla pead sundima teda natukene aeglasemalt võtma, kui uimerdab, siis jälle talle nagu hoogu juurde andma või ütlema, et ära mine paremalt, vasakult või kust iganes. Ja sõltub võib-olla koerast ka, et praegu meil ongi selline juhus, et vana koer on võib-olla hakkab juba vanaks jääma, hästi ei kuule, ei näe enam ja siis noor koer on veel natuke liiga uljas, et siis on võib-olla seda sellist seletamist natukene rohkem. Ja ise pead võib-olla veidikene kaasa liikuma, aga et kui on selline, enam ei ole noor koer ja on käidud taga karjamaal ja hästi dresseeritud, siis see ikkagi teeb põhimõtteliselt kogu töö ise ära. Nad loevad meie kehakeelt väga hästi, nad tunnevad meie karjamaid, meie tingimusi, nad enam-vähem teavad, mida me tegema hakkame.
et kui nad näevad, et me paneme kogumisaiad üles, siis nad teavad, et suur kari tuleb minna kokku korjata karjamaa pealt, muidugi me juhime neid käsklustega ja nad toovad selle siis siia karjaaia suunas. Meie paneme alumiiniumaiad üles laiali nagu sellise nooda või traalivõrgu ja pärast tõmbame lihtsalt servad kokku, kui koerad on lambad sinna sisse toonud. Ja seda nad oskavad juba väga hästi ise timmida, et nad ei jookse ette, vaid et nad püsivad seal tagasi, on ka õpetamise küsimus, et tema instinkt ütleb talle, tegelikult on see kõlab veidralt, aga tegelikult tema instinkt ütleb talle, et kuna mina olen alfa ja karjajuht, siis ta peab tooma saagi mulle ja mina siis toimetan sellega ise edasi, et kas ma siis söön seda või murran seda või kuidas see parajasti hundikarjas korraldatud on. Ja see aretustöö on nagu veidi pidurdanud seda tema instinkti tuua alfale siis saakloomade kari, ehk siis antud juhul lambakari ja sealt edasi siis väga tarkade ja sobivate loomade valikuga aastasadade jooksul on siis jõutud tänapäeva tööliini border collideni, kes on piisava distantsiga karja taga, ei jookse karja sisse, võtavad korraliku suure kaare, ei pure loomi ja loomad on ka erinevad, meil on ka mitu border collit selle mõttega, et meil on üks hästi intensiivne koer, kes suudab mitusada lammast kokku ajada, siis meil on üks täppisteadlane, kes suudab seda karja liigutada mõne meetri kaupa täpselt sobivasse väravasse. Et suure karja puhul peab olema ajajakoeri mitu, sest et tegu on tegelikult üsna piduriteta tõuga ja tihtipeale võib juhtuda, et nad vigastavad ennast tööhoos, kuna nende ajamisinstinkt prevaleerib. Siin peab silmas pidama, et tegu ei ole lihtsa koeraga ja tavalise lemmikuga, et me peame tagama border collile tema töötingimused, tema mõttetöö ja oskama teda juhtida, sest muidu saab temast probleemkoer. Et ei tasu teda võtta töökoera, ei tasu võtta lihtsaks lemmikuks.